Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvus toimub lipupäeval. Lipupäev, üle Eesti on väga palju lippe välja pandud. Lehvimaa, see on vist 140 midagi lipupäev. Ja täna ma olen hommikupalvust läbi viimas siis Mustamäe tee 55A. Ja olen Hosianna koguduses, kus on koguduse pastor Jaanus Ringmäe. Tere, minu poolt ka. Ja ma tutvustan ka Jaanus Ringmäed ja seda kogudust, kus ma siis täna olen. See on Hosianna kogudus, kui vana kogudus see on? Tuleb juba üle 30 aastagi, 35 hakkab lähenema tegelikult. Et siis 90. alguses ja sai rajatud see kogudus? Jah, mina ise olen pastoriks olnud 92. aastast. Ja millega see kogudus, mis on väljund, on üks jumalateenistus pühapäeviti tavaliselt? Jah, meil on 2 korda nädalas koosolek tavaliselt olnud suvisel perioodil, küll meil kesknädalal ei ole praegu, aga muidu on pühapäeval kell 4 on meil koosolek, huvitav kellaaega. ja siis võib-olla mõningad asjad, mis me oleme hästi regulaarselt teinud. Ma ise olen väga palju rääkinud Jumala tervendavast väest. Ja sellest, et Jumal tahab ka tänasel päeval terveks teha inimesi, kes peaks haiged olema. Ja siis on ka sellega seotuna olnud selline asi nagu tervenduskool. See ongi meil kesknädalal tavaliselt olnud siis sügisesel perioodil. Ja siis me oleme tegemas ka sellist asja nagu Usu TV. See ei olegi päris klassikaline televisiooni kanal, vaid see on YouTube'i kanal. Ja siis sellega on seotud kodulehekülg ja me oleme siis sinna teinud päris palju erinevaid kristlikke saateid abielust ja usust ja erinevatest paljudest teemadest on saanud tegelikult ka teiste koguduste pastoritega koos mitmeid. Ja üks nendest on siis ka TV7 jooksnud regulaarselt edukas abielu. Edukas abielu, tänapäeval väga vajalik teema. Ma saan koguduse lehel hosianna.ee või? Jah, sealt on võimalik leida ka kõik viitide lingid edasi. Nii meie sellele Usu TV kanalile ja TV7-st leiab ka meie saate üles selle sama nime järgi. Edukas abielu. Hosianna kogudus on selline vahva hoone. Ta ei ole nagu kirikuhoone, ta on siin Mustamäe tee 55A 4. korrusel. 4. jah, kõige viimane korrus. Et hea vaatega, soojad ruumid. Nüüd edasi ma loen piiblist ühe jupi, mille ma olen siis välja valinud, mis pidasin sobivaks. On Matteuse evangeeliumist 8. peatükist. Kui siis Jeesus tuli mäelt alla, järgnesid talle suured rahvahulgad. Ja vaata tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja ütles, Issand, kui tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja ta sai otse kohe oma pidalitõbest puhtaks. Ka meie oleme kutsutud olema Kristuse käed maailmas, puudutama neid, keda kardetakse, märkama neid, keda unustatakse ja kinnitama neid, kes tunnevad end üksinda. Sa oled väärt armastust, mitte eraldust. Ja mulle meenub ka mõni tuttav, tean ühte head tuttavat, kes ka tänaval mõnikord käib inimeste eest palvetamas, otsimas, vaatamas kedagi, kellel on vaja terveks saada millestki. Ja siis ta küsib, kas ma võin sinu eest palvetada, siis ta palvetab ja mõnikord inimene saab terveks ja niimoodi ta praktiseerib ka seda, mida Uues Testamendis räägib, kus Jeesuski siis palvetas inimeste eest ja inimesed said terveks. Nii on siis ka tore näha neid inimesi, kes ka inimeste eest käivad niimoodi palvetamas, nii nagu Jeesus tegi. Aga siit edasi laulame 2 laulu. Issand sinu kätel. Issand sinu kätel, elada ma saan. Oled kindlaim kaitse kogu maa. Sina suudad tuua uueks südame, anda lootust rahu hingele. Minu ennan alla sinu lähedal, Jumalasse varjun üksnes ma. Minu ennan olla sinu lähedal, lauluga sind tahan tänada. Issand sinu käes.
sinul jätkub anded jagada. Armu ülirohked meile kingid sa, nii meid hukatus ei hirmuta. Minu õnnan olla sinu lähedal, Jumalasse varjun üksnes ma. Minu õnnan olla sinu lähedal, lauluga sind tahan tänada. Issand, sinu kätel võttagi ma saan, karistus seal kandma ma ei pea. Risti mul sind rõhus minu patus öö, sellest ristist päästmine on töö. Minu õnnan olla sinu lähedal, Jumalasse varjun üksnes ma. Minu õnnan olla sinu lähedal, lauluga sind tahan tänada. Teine laul oli Isa, sinu armastus on ilmselt suur. Isa, sinu armastus on imeliselt suur ja ma ei tea, kus ilma sinuta kord elada ma sain. Nüüd sa lapseks võtnud mind su perekonna liikmeks sain, ei iial ole üksi ma, sest minu kõrval kõnnid sina, laulan sulle kiitust, sest sa püha oled ainus Jumal üle taeva ja maa. Laulan sulle kiitust, sest sa püha oled ainus Jumal üle taeva ja maa. Isa, sinu armastus on imeliselt suur ja ma ei tea, kus ilma sinuta kord elada ma sain. Nüüd sa lapseks võtnud mind su perekonna liikmeks sain, ei iial ole üksi ma, sest minu kõrval kõnnid sina, laulan sulle kiitust, sest sa püha oled ainus Jumal üle taeva ja maa. Laulan sulle kiitust, sest sa püha oled ainus Jumal üle taeva ja maa. Siit läheme edasi ja Jaanus Ringmäe jagab meile täna siis sõnumit. Palun. Mulle tuli täna südamesse rääkida sellist asjast nagu Jumala armastusest ja kaastundest. Ja ma võtsin välja ühe kirjakoha laulude raamatu 145. laulust ja 8. salmist. Ja ma loen siis, see on see 68. aasta tõlge. Armuline ja halastaja on Jehova, pika meelega ja suur heldusest. Hea on Jehova kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Mul meeldib lugeda ka vahest mõningaid teisi, ka ingliskeelseid tõlked, et nagu saada neid nüansse veel rohkem nagu tabada. Ja inglise keeles on üks üsna huvitav tõlge, mille nimi on laiendatud tõlge või inglise keeles amplified. Ja mis tõlgib nagu päris palju asju sageli nagu mitme sõnaga. Ja see tõlgib selle sama need kaks salmi sellise kombel. Ta ütleb, et Issand on armuline ja täis kaastunnet, pika meelega ja rikas halastuses ning helduses. Issand on hea kõigi vastu ja tema hell halastus on üle kõigi tema tegude, üle kogu loodud asjade. Et see on väga huvitav vaadata seda, et ta räägib just seda, et Jumal on täis kaastunnet. See on võib-olla see tänapäevane kaasaegsema sõna võib-olla paljude jaoks ka halastus, ütleme, me saame aru, mis see tähendab, aga igapäevases kõnes võib-olla kõik ei kasuta seda väga sageli.
aga kui me kuuleme sõna kaastunne, siis see nagu kuidagi haakub meie jaoks. Ja see on eesti keeles just tegelikult väga hästi ka just, et kaastunne tähendab, et sa tunned kaasa ja tunned ka seda sama, mida keegi teine tunneb. Ja see ongi sama, et ta on täis kaastunnet, et talle läheb väga korda see, mis meie elus toimub, mis meie elus sünnib, mis meie elus on juhtumas. Aga me näeme teise külje pealt, et lisaks sellele, et Jumal on täis kaastunnet, ta tahab ka seda kaastunnet näidata, ehk siis ta tahab ka midagi konkreetselt teha, ehk siis pakkuda meile lahendusi, pakkuda meile abi. Ja ma võtsin välja ka ühe teise kirjakoha, see on siis teise ajaraamatu 16.9, mis ütleb niimoodi, sest Jehova silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Ja me näeme seda, et Jumal tahab aidata meid, kui meie nii-öelda siira südamega hoiame igatseme tema järgi, siis see on see, mis meie kätte saadab. Jumal tahab ka oma headust ja oma halastust näidata. Nüüd Markuse evangeeliumi 1. peatükis ja 40. salmis ma loen, ja see on tegelikult see sama, mis enne lugesid. Ma loen siis ka seda 68. aasta tõlget. Ta ütleb, et tema juurde, siis Jeesuse juurde, tuleb pidajatele, palub teda ja heidab ta ette põlvili ning ütleb temale, kui sa tahad, võid sa mind teha puhtaks. Ja Jeesus hakkas temast hale meel, ta sirutas oma käe, puudutas teda ja ütles talle, ma tahan, saa puhtaks. Ja kohe lahkus pidajapi temast ja ta sai puhtaks. Ja me näeme sellel pidajapil on üks väga õige ja hea hoiak tegelikult. Ta on arvatavasti kuulnud Jeesusest ja ta teab, et Jumala vägi on tema kaudu tegutsemas ja inimesed on saamas terveks. Ja kui ta tuleb tema juurde, siis me näeme ta lausa heidab ta ette põlvili. See on tegelikult üks väljendus alandusest, see väljendus tohutust soovist abi saada ja sellemas ka alistumisest ka mingis mõttes Jeesusele ja ka Jumalale tegelikult. Nüüd, kui ta seda teeb, siis esimene asi, mis ta ütleb, et kui sa tahad, võid sa mind teha puhtaks. Nüüd see on päris huvitav fraas. Kui vaadata seda, mis ta ütleb, siis ma võiks sõnastada selle niimoodi ümber, et ma usun, et sa saad mind teha puhtaks, aga ma pole selles päris kindel, kas sa tahad. Nüüd see on see, mis ta tegelikult ütleb. Ja ma olen märganud, et see on tegelikult päris sageli, päris paljude ka isegi kristlaste küsimus. Ja isegi võib-olla ka selle maailma küsimus, kes võib-olla otseselt ennast kristlaseks ei pea, aga usub võib-olla isegi Jumala olemasolu küll. Ja küsid tema käest, et kas sa usud, et Jumal eksisteerib. Ja võib-olla mõni ütleb, et võimalik küll, et ta on olemas keegi. Ja siis sa küsid tema käest, et kas ta oleks võimeline ka inimesi terveks tegema, võib-olla isegi konkreetselt siin, kui see peaks olema haige. Siis ta ütleb, et ma usun küll, et jah, võib-olla on võimeline, aga ma ei tea, kas ta nüüd mind just tahab terveks teha. Ja see on seesama küsimus tegelikult, mis selle pidajapil on. Ta usub Jumala väesse, ta usub Jumala võimekusse teda aidata, aga ta pole veendunud sellest, kas ta tahab seda teha. Nüüd mõtleme seda teise külje pealt. Kui Jumala on tohutu vägi, me näeme, et Jeesus võttis enese peale meie haigused ja Jumal pakub meile tänasel päeval samamoodi tervemist. Ja tal on võimekus ja potentsiaal meid terveks teha. Nüüd, kui tema ütleks meile, et ta ei taha meid terveks teha, mida ta sellega väljendaks? Kui tal see olemas on see võimekus ja see potentsiaal seda teha, ja ka Jeesus näeme, Jeesuse puhul samuti see oli olemas, siis tegelikult see tähendab seda, et ta ei hooliks meist ja tegelikult ta ei armastaks meid ja tegelikult, kui ma vaatan tänasesse teemasse, tegelikult tal poleks ka meie vastu eriti kaastunnet. Nüüd see on see põhjus, miks nüüd, kui Jeesus kuuleb seda fraasi selle mehe suust, siis esimene asi, mis talle ilma pikalt mõtlemata, ta isegi ei palveta, isegi ta ei otsi, mis Jumal nüüd sellest asjast arvab, tal on see juba nii kindlalt teada. Ta ütleb, ja Jeesus hakkas temast hale meel. Nüüd siin on üks sõna, mis meie vanem eesti keele tõlge tõlgib tolleaegses keeles. Tegelikult paljud kasutavadki sõna just kaastunne selle kohal. Et Jeesusel oli kaastunne tema vastu. See on see sama, millest ma alustasin, et Jumal on täis kaastunnet. Et ta tahab oma kaastunnet meie vastu näidata.
ja siis ta ütleb, tal oli tema vastu siis hale meel, siis kaastunne ja ütleb, ja ta sirutas oma käe, puudutas teda ja ütles talle, ma tahan, saa puhtaks. Me näeme, ta annab nüüd vastuse tema küsimusele, ta isegi nagu ei süüdista teda, et miks sa nüüd niimoodi arvad, et ma ei taha sind terveks teha, et ma justkui ei hooliks sinust. Ei, ma tahan. Ja siis ütleb, saa puhtaks ja ütleb, ja kohe lahkus pidaja temast ja sai puhtaks. Me teame, ja ütleb ka, et ta puudutas teda, sirutab oma käe tema peale ja puudutab teda ja ta saab terveks kohe. Nüüd üks asi, mis mul meeldib alati teha, kui ma loen piiblit, leida üles, mida see kirjakoht räägib täna minule või mida see räägib ka sellele inimesele, kes täna peaks olema haige ja kellel võib-olla on samasugune küsimus. Kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha või siis terveks teha. See ei pruugi olla nii raske haigus olla, aga sellegi poolest see võib olla mingisugune haigus või häda. Kas Jumal tahab sind täna terveks teha? Ja meil on Hiibre kirjas üks väga tuntud kirjakoht, mis ütleb, Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Siis ka tänasel päeval järelikult Jeesus ütleb meile seda sama, mis ta siin ütles. Ja üks teine kirjakoht, mis jookseb ka päris palju kordi piiblis läbi, Apostlitegudes on see üks ja Vanas Testamendis ka mitmes kohas ütleb, et Jumal ei tee vahet isikute vahel. Seda, et kui ma näen, et ta ütles selle pidaljumisele, ma tahan, saa puhtaks, siis mis ta ütleb täna mulle, kui mina peaks olema haige? Ma tahan, saa terveks. See ongi nüüd, miks ta seda ütleb? Sellepärast, et tal on kaastunne meie vastu. Sellepärast, et ta on armuline ja halastaja ja pika meelega. See on see sama vastus, mille Jumal tänasel päeval annab iga ühele, kes iganes küsibki tema käest. Jumal, kas sa tahad mind aidata? Jumal, kas sa tahad mind terveks teha, kui ma peaks haige olema? Siis Jumal ütleb, jah, ma tahan. Ja see on see sama, mis ma tahan ka täna võib-olla siia lihtsalt lõppu praegu kord paluda selle eest, kes iganes peaks mind vaatama, kes peaks ka olema võib-olla mingisuguse terviseprobleemiga maadlemas, mingisuguse haigusega, tahan, et Jumal aitaks seda, tooks seda välja sellest olukorrast. Isa, palun iga inimese eest, kes on mind vaatamas, kes on haige ja kes vajab sinu tervendavat puudutust. Isa, tõesti puuduta neid. Isa, samamoodi nagu Jeesus puudutas seda pidajatõbist ja et ta võiks teada kindlust neid samu sõnu kuuldes. Ma tahan, saa terveks. See on minu tahe ja see on minu plaan, sest et ma ei tee vahet isikute vahel, nagu ma armastasin seda pidajatõbist. Täna ma armastan igat ühte, kes tuleb minu juurde ja tahab minu käest abi saada. Isa, palun nende inimeste eest, et sa puudutaks neid, sa tervendaks neid ja taastaks nende ihud, kus iganes nad praegu on, mis iganes probleem neil on, või kes vaatab seda hiljem. Isa, et sinu vägi võiks neid puudutada ja sinu tervendav vägi võiks neid taastada. Isa, palun seda Jeesuse nimel, ma tänan, et sina oled hea ja sa oled heldav. Amen. Jaanus, aitäh hea sõnumi eest ja selle tervenduspalve eest. Ma siin, enne kui tulin, ma vaatasin, siin on selline piibel vist. Väga palju paksem kui minul. Kas siin on rohkem teksti? Tol ajal olid nad siuksed, jah. Ma tean, et kõige vanem piibel on Eestis 1739, aga see piibel siis on... Kuskil 1800 midagi. 1800. Nagu Eesti piiblite algusaegadest. Laulame siit edasi laulu Isa siin taustana. Isa siin taustan, oma elu sul tõotan, armastan sind. Jeesus siin taustan, oma elu sul tõotan, armastan sind. Vaim siin taustan, oma elu sul tõotan, armastan sind. Jäänud veel paluda ühiselt meie isa palve. Jeesus on meile õpetanud ja jääme palvesse. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad,
kui meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi omal õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Ole isa, poja ja püha vaimu nime. Aamen.